Tere head sõbrad ja vennad ja õed. Meil on täna üks väga huvitav vestlus siin toimumas. Meil on külas meie väga kauaaegne sõber Saksamaalt, Daniel Klimm, ja ta teenib Eestis ka päris palju aastaid juba. Ja meie väga hindame ja oleme tänulikud Jumalale selle prohvetliku ja aposteliku võidmise eest, mis on tema üle ja millega ta teenib meid kõiki, ja me oleme saanud sellest väga õnnistatud. Kuna praegu on selline aeg, kus Jumala rahvas ja tegelikult ka kõik rahvad on nagu ootuses, on väike selline ebakindluse aeg, siis me tahame nüüd teada, et kuidas Jumala rahvana me võiksime nagu edasi minna või mida teha. Ja ma tahaksin küsidagi tema käest kõige esimese küsimuse, et mida siis Jumal nagu on tegemas nii Eesti kui ka Euroopa Kristuse ihus ehk siis ekleesias, ja lase meid kinnitab kõik ja julgustab. Shalom, Daniel. Shalom. It is so good to have you here. Thank you. And you are so big blessing for our nation. So let's remind what you were talking yesterday, and let Estonian people also know about this. How you see and what is going on in body of Christ in Estonia and also in Europe, what God is doing, what is in his heart. Yes. First of all, I would like to start with that there is a clashing of the kingdoms. Kõigepealt ma alustaksin sellega, et toimub nagu kuningriikide kokkupõrge. And this is a link with the quality of the relationship that we have with God. Ja see on seotud osaduse kvaliteediga, mis meil on Jumalaga. And it is between the realm of the field of the church to the realm of the field of the kingdom. Ja siin on siis tegemist kahe erineva valdkonnaga, on kiriku valdkond ja on kuningriigi valdkond. Vaat see on huvitav. So this is about the perspective. In the realm of the church, we more look to one another. Et näiteks kiriku valdkonnas me rohkem oleme fokusseeritud inimestele, üksteisele. We take care of one another, which is Hoolitseme important. üksteisest, mis on muidugi väga tähtis. But if we operate from the realm of the kingdom, Aga kui me räägime tegutsemisest kuningriigi we look valdkonnas, first what he wants to do, siis me vaatame kõigepealt, mida tema tahab teha. and then to live it Ja seda towards one elada, another. seda siis elada ka üksteise suunas või üksteise osas. And this is bringing a great challenge to the ecclesia, Ja see ongi see, mis toob ekleesiale ehk kogudusele väga suure väljakutse. because it is the Father's will to increase the quality of love See that he on has. isa südames rohkendada, paljundada armastuse kvaliteeti. As Yeshua said, Nagu that Yeshua ütles, if you have love towards one another, kui te armastate üksteist, the world will recognize me. siis maailm tunneb mind. Amen. That's right. It's wonderful. Hallelujah. And also you told yesterday about changing or shiftings about kingdom's wealth, that God is changing some things. What is it about? What you are meaning with this? Yes, this is So ma ütlen eesti keeles ka, vabandust, et me tuletasime meelde, et eile me rääkisime ka sellest, et Jumal on korraldamas ümber meie arusaamist kuningriigi jõukusest. No, continue. so God has a structure of releasing blessings, Jumal on, tema struktuur on selline, mis vabastab võidmise, õnnistused. we can read about the sluices of heaven being opened in the book of Malachi. Me võime Malakia raamatust lugeda sellest avatud taevast. And we believe that this sluice system is connected to the biblical feasts. Ja me usume, et see kõik on ühendatud piibellike nagu pühadega, Which is a great outpouring. It says mis tähendab ka väga suurt võimast väljavalamist. that in the time of Noah, there were Noa ajal the näiteks. sluices opened from the Shamaim realm, the realm of heaven, and the Eretz realm, the realm of the earth. Kui sadu oli siis avatud taevast ülevalt ja alt maa pealt olid ka vallandunud
So we joad , can, veejoad . we can see there an agreement of economy. me näeme nüüd siin, kuidas majandus agreement ökonomi , Like a contract, like an agreement. et siin on tegemist nagu nende kontraktide ja lepingutega And this is linked to the biblical feasts. ja see on kõik seotud piibellike pühadega And it moves in a spiral form throughout the years upwards. ja need pühad liiguvad tegelikult spiraalikujuliselt ülespoole , Not from a legalistic perspective, mitte siis käsumeelsest nagu perspektiivist , but from the perspective of grace, Vaid- who is Yeshua. vaid armu perspektiivist , kes ongi siis Jeshua He accomplished the law, everything. ja temas on ju kõik käsud täidetud ka And through this, we have the access by grace to be free to feast it. ja selle läbi on meil vabadus ja arm tähistada piibellikke pühi , And to come together as one tulla kokku , olla üks and to bless Him first. ja kõigepealt õnnistada Jumalat , And because we bless Him and love Him kuna me õnnistame teda ja armastame teda and honor the feast times that He set to ja celebrate, ja austame neid piibellikke pühasid , mida tema ise on seadnud , which is also linked to those different cycles of the week and the month biblically. siin on näiteks tegemist ka nende nagu nende tsüklitega , nädalate , kuude ja aastate tsüklitega So it shows us that this is a possibility given from God to bless us. ja see on üks võimalus , Jumala poolt antud võimalus meid õnnistada . He has blessed us with ta on meid Shabbat. õnnistanud näiteks Shabbatiga He , has blessed us with the Rosh Chodesh, which is the beginning of the ta on biblical õnnistanud month. meid Rosh Kodeshiga , mis tähendab kuu esimest päeva He has blessed us with those different feasts that He has appointed. ja nende erinevate pühadega , mida tema on määranud aasta And jooksul . in those time frames is a root of blessing put by God. Nende ajaraamistike või ajaperioodide keskel ja pühade ajal , pühades on peidus ühed juured , kust voolab õnnistus . And if we sow while we are loving Him into those time frames, ja kui me armastame Jumalat , siis me investeerime ja külvame nendel ajalõikudel , the blessings increase. siis hakkavad need õnnistused paljunema It is, ja rohkenema . it is not out of a religious perspective, Ja- you must do it. Ja see We ei ole are mit- free to do it. ja see ei ole sellepärast , et me peame pidama nagu käsumeelsusest , vaid me oleme vabad seda tegema , see toob meile õnnistuse . And we have recognized that we are more blessed than it was before. ja Before we siis had that Ja. perspective. ja siis ta räägib , et nad on nüüd rohkem õnnistatud , kui nad neid pühi peavad , kui nad olid varem õnnistatud , nad on veel rohkem õnnistatud . And this is wealth of kingdom This is a shift of the wealth of the kingdom. ja see on siis nüüd see ümberasetus , kuningriigi jõukas ümberasetus , et see algab meie mõtteviisidest Into a greater quality ja or weight. nagu kõrgemasse või paremasse kvaliteeti sisenemine nende pühade pidamisel . ja what about responsibility , what God waits from us ? ta rääkis eile ka , et Jumal ootab oma rahvalt vastutuse võtmist , et what it means , Yeah. mis see I tähendab . would like to mention one scripture where it says in the prophet Zechariah, where he speaks about the flock, the herd of Judah, the sheep. ja Sakarja räägib oma raamatust lambakarjast And there it speaks about a transformation of a flock into a warhorse. seal räägib ka ühest transformatsioonist või muutusest , kuidas lambakarjast saavad sõjahobused . So here we can see that something that is plural turns into singular. et midagi , mis on nagu mitmuses või on rohkem , et sellest saab nagu üks . Like one sheep in link with many sheep, they are more looking what they can get.
et kui näiteks on tegemist lambakarjaga, siis nad on huvitatud rohkem sellest, mida nemad saavad, et nemad saaksid But if midagi. it turns into one war horse, Aga kui see muutub üheks sõjahobuseks, which is the structure of Judah, mis ongi siis Juuda struktuur, and this describes people who are loving God, which means praising the Lord, are totally surrendered to ja Him. see kirjeldab siis inimesi, kes on ennast totaalselt alistanud Jumalale ja ülistavad Jumalat. And we know from the book of Revelation Ja ilmutuse raamatust me teame, that Yeshua is riding on a white horse. et Jeshua ratsutab valgel hobusel. And here he is riding in the eternal authority as King of Kings and Lord of Ja sinna on Lords, kirjutatud kuningate kuningas ja isandate isand. called the Word of God as well, Jumala sõna, faithful and true, ustav ja tõeline. and he carries a name that no one knows. Ja ta kannab nime, mida keegi teine ei tea. And in that we can see a quality of relationship, potential relationship that we are not knowing of, that we can have with him. Et see on nüüd midagi sellist, üks suurema kvaliteediga osadus, mida me veel ei tea, aga mis meil peaks olema või mis me So saame. it shows us that in the realm of the kingdom movement is a potential for a greater quality of relationship with him. Et kui on selline kuningriigis liikumine, siis seal on ka see kõrgem kvaliteet osadusest temaga, mida tema kannab. Ja. So you told about also church structure and kingdom structure, or what it means to conflict Yes. between two kingdom. You have in the church structure, you have more the relationship of saints in between, you know, interpersonal. Jah, et koguduse struktuuris või koguduse, see on rohkem, kus me oleme osaduses üksteisega ja hoolitseme üksteisest, mis on loomulikult ka hea. It's more the focus on people. Et see on rohkem nagu inimese keskne. It's more under the shadow of the shepherd's See on nagu presence. karjase kaitse all. As we know, Yeshua said, I am the great shepherd, Ja nagu Jeesus ütleski, et tema ongi hea karjane and the sheep will follow me ja lambad järgivad siis because they hear teda. my voice. Nad kuulevad tema häält ja järgivad teda. But if we allow the Holy Spirit Aga kui me lubame pühal vaimul to renew our mind and spirit, uuendada oma mõtteviisi it will start to challenge us ja see hakkab meile nagu väljakutse esitama, because he testifies the truth that comes from above between the Father and the Son. sest ta tunnistab tõest, mis on isa ja poja vahel. As Yeshua said, he will take from me. Sest nagu Jeshua ütles, et ta võtab isalt. And he is not anymore living in flesh and blood here on earth. Et siis sa ei ela enam lihtsalt lihas ja liha ja verega siin maa peal. But we should, as Paul said, we should be where he is seated at the right hand of God in heavenly places. Vaid siis me olemegi nagu temas isa paremal käel. And here it speaks about heavenly places, it's plural. Ja see on nüüd nagu mitmuses taevastes paikades. So it shows us a greater potential to step into responsibility. Ja see on nüüd see, et me astume nagu vastutuse sisse, vastutust kandma. About this, that now we focus more to God than to people. Yeah, that's right. To do the will of the Father, as Yeshua said, he spoke not his words. He did not his works. He came not in his name. He came in the name of the Father. And this is what happens right now with the body of Christ. Et see muutus tuleb nüüd, Kristuse ihus on tulemas praegu ja toimumas see muutus, et nii nagu Jeesus ütles, et ma ei tulnud tegema oma tahet, vaid isa tahet, ma ei tulnud oma nimel teenima, vaid tema nimel, et see on siis see mõtteviiside muutus, et inimese kesksuselt läheb üle Jumala kesksusele, nagu fookus Jumalale rohkem, temale alistudes, teda ülistades, et see on see kuningriigi mõtteviis ja siin on see nagu see muutused, mis on nagu sellised väljakutsuvad. So totally new time, yeah? Amen. What more you want to say to Estonian people to finish this? I would like to encourage you Ma that tahan julgustada teid. there's a great future ahead for all those who love God. On väga võimas tulevik neile, kes armastavad Jumalat. And allow the Holy Spirit to empty yourself completely. Luba pühal vaimul ennast tühjendada täiesti. Because every time when we empty ourselves, Sest iga kord, kui me ennast tühjendame,
this process of emptying is a process of giving. Sest enda tühjendamise protsess tähendab andmise protsessi. See on andmine. The Lord encourages us to give not something, but to give all. Ja Jumal palub meid, et ära anna vaid üht-teist, vaid anna kõik. And if this happens, Ja kui see juhtub, the heart of the Father is open to pour a new outpouring siis on isa südames into us. valada üks uus võimas vaimu väljavalamine meie üle, meie sisse. And for that it is required that we are renewed, totally renewed, like a new wineskin. See eeldab seda, et me oleme uuendatud, et me oleme nagu saanud uueks veinilähkriks. This is what Yeshua meant, that the new wine must be put out into the new wineskin. Yeshua ütles, et uus vein peab valatama uude veinilähkrisse. Because it expands, it's powerful, it's dynamic. Sest et sest uus vein ju venitab seda astjat. So how Estonia, what about Estonia? Is a good future in Estonia's nation also? What you... Yes, what I can say is, while we prepared for coming here, et kui ma küsisin ta käest Eestimaa kohta, et mis selle tulevikuga meist siis saab, ta ütles, et kui nad valmistasid ennast siia tulema, I saw a short vision. Ma nägin väikest nägemust. And I saw, in link with the circumstance and situation that we are globally in and as politically as well in Europe, et see puudutab nüüd seda olukorda, kus me oleme globaalselt ka Euroopas ja kogu maailmas. There are many prognosticators. On väga palju ennustajaid või prognoosijaid. But it is important that we as ecclesia are not looking to the news what they prognosticate. Aga on väga tähtis, et meie kui kogudus ja ekleesia ei vaata nende ennustuste ja nende uudiste kohta, mida peavoolumeedia meile räägib. But that we look to the mouth of God, what he is saying, prophesying. Vaid me vaatame Jumala suu peale, mida tema ütleb meile. And for that he can use different channels to speak through us by dreams, visions. Ja siis sa saad kasutada who can use this. Ja Jumal võib sulle anda teada läbi unenägude, läbi erinevate kanalite, mida tema arvab asjadest. So it means we receive revelation from God. Me saame ilmutuse Jumala käest. And this revelation can go contrary to what the news prognosticates. Ja see kõik on vastupidi sellele, mida siis uudised meile räägivad. So it looks right now that we are facing something. Praegu tundub, nagu me oleme, nagu kohtume või põrkume kokku väljakutsetega. And I saw cars driving and in front of there was one perspective. There was something, you know, like ta nägi, kuidas auto sõidab. Driving the street ahead and you see something in front of. Ja siis edasi ja sa näed selle ees nagu siis midagi. But the horizon is changing. Aga horisont. Yeah. Horisont tegelikult muutub. Because God has put a curve into it. Jumal on pannud nagu kurvi sinna. So the expectation of people what they see will not come because God has brought a change into it. Ja see, mida inimesed võib-olla ootavad, tegelikult Jumal muudab seda ja Jumal on pannud selle kurvi sinna. We could describe it as many people speak about the danger of war. Mõned võib-olla ütlevad, et on sõjaoht olemas. And by the feeling and by the circumstances it can look true. Ja see tundub, nagu see oleks tõde. But it's not the truth. Aga see ei ole tõde. Because God already has put a curve into the track. Jumal on sellele rajale juba kurvi seadnud. Because he is sovereign. Sest ta on suveräänne. So it means that our perspective changes because God has intervened. Ja, sest Jumal sekkub ja meie perspektiivid muutuvad. Amen. It's good news. Thank you so much. You're welcome. And we are really encouraged. Ja aitäh teile, armsad sõbrad. Need olid head uudised. Võtame siis selle ja usume seda, mida Jumal räägib, mida Jumal teeb ja ärme kuulame neid uudiseid, mis püüavad meid hirmutada, mis annavad meile vale pildi ja me seisame kindlad ja usume, et Eesti tõuseb ülesse sellest
rõhutusest, kus me oleme pikalt olnud. Jumal õnnistagu teid kõiki, kohtume jälle.